Kristjan Ilves ja suusapoisid on minu järgi vlogima hakanud. Täna teeme siis midagi natuke teistsugust. Kõigepealt ma vaatan suusapoiste ja Kristjan Ilvese vlogi. Vaatan, räägin, kuidas mulle meeldib. Mina kui juba kogemustega, varsti saab 2 aastat juba vlogitud. Äkki on mul nippe neile, vaatame, kuidas mulle meeldib. Ja video teises osas siis teeme Egertiga purkse. Alustame Kristjanist. Ma tean, ma olen esimest videot vaadanud. Ma seda viimast ei ole, nii et vaatame seda. Mulle meeldib see, kuidas siin kõrval soovitab minu videot lihtsalt. Kuigi ma olen enda kasutajas. Okei. Intro, väga hea. Sponsor. Ennel on sponsor. Ei no, respekt ämbriga. Kui ma ei eksi, siis need videod on ka Delfis üleval. Mul on õigus, need lähevad kõigepealt Delfisse üles, see on 18. august pandud. See on pandud siis 21. august. Ehk siis need lähevad kõigepealt Delfisse ja siis päevales YouTube'i. Video pealkiri on siis rasked treeningud ja Justin Bieberi kontsert. Ehk siis vaatame, kas on rasked treeningud, kas ma suudaks teha neid. Mul on 7.35. Sorry, nagu mulle täiega meeldib, kui all on tõlge siis nii-öelda, või tekst jookseb, mis ta ütleb. Keskuse poole või siis treeningkeskuse poole, kus me oleme tavaliselt jõutestid hommikul, pärastlõunal jooksutestid ja siis homme juba rull. Animatsioonid, asjad peal, no selge. Kristjan ise töötleb seda, ma arvan. Oot. Ära plurritad kõik targad asjad, mis seal on, mis trenni teha või... kahju, siis me ei saa targemaks sealt. See ei tundu mugav olema. Mis asja, kuidas niimoodi peab suhu selle endale? Okei. Siukest asja ma tahaks ise ka proovida kunagi. Jummel. No nii, me lähme siis Justin Bieberi kontserdile, uskuge kui mitte. Suurim fänn ei ole, aga kuna ta siin Trondheimis on, siis... Mis mõttes? Mina olen. Ilma vaadates on ebareaalne, see on terve nädal sadanud ja nüüd on praegu nagu ilus ilm, et ma olen küll läbi. Vaatajas tuleb mõnus ette ja vaatab, mis Justin laulab meile siis. No nii palju tuleb. Ohohoho, siuke transition. Ongi läbi. Siuke lühike, mõnus. Et ei, kena, mulle meeldis esimesed ka juba. Kindlasti siuksed lühikesed on. Kristjan on nii tasemel sportlane, et ta on alati huvitav vaata, mis ta teeb. Eriti Norras ka veel. Jah, nii et Kristjan, kui kolläbi vaata, siis sul on mu number, ei ole, aga võid kirjutada. Ja nüüd siis suusapoisid, vaatame, mis need vennad teevad. Esimest vlogi ma vaatan, teist ma ei ole, nii et võtame siis 3. ette, vaatame, kuidas on. See on hea juba 3 videot, 2 kuud, siuke okei. YouTube'il on väga tähtis olla aktiivne. Aga vaatame, mis siin siis poisid räägivad. 4 nädalat Alpitoos siis. Kõlab huvitavalt, suvel 4 nädalat Alpitoos olla. Aga vaatame. Kuidas peaks kõik see mahtuma sinna? Nii raske ei soovita. Tegelikult oli äge. Tegid koormustesti. Aga kus tulemused? Ma tahan näha. Mis palju poisid said? Me ostame veitsa neid puuvilja. Simo üldse tegi või? Kraami ikkagi. On olemas. Ja esimene tund aega hüppokse treeningut 2200 meetri peal. Okei, jõusaal ka.
siis kõrgemal. Tagasi Päris cool. Simo veel viimaseid. Kas te ei teadnud, et Helsingis on 2200 meetri kõrguse majas? Just tulime redelist üles. Ja pulss oli 67. Selline informatsioon on ka selle jaoks hea. See tuleb õige. Palju laktaat oli siis? Pulss oli 167, aga palju laktaat? Arvamusmäng kõikidele vaatajatele, kas me jõuame laevale või me ei jõua? Täiesti puusalt pakun, et jõuavad. Mis sina arvad? Kui Škoda mul teest ära tuleks, siis me jõuame. Tuli! Seda me vlogi ei pane. Ja nagu eelnevalt mainitud, siis arvamusmäng oli, et kes arvab ära, kas me jõuame või ei jõua. Kas võita saab ka midagi või? Esimene, kes kommenteerib selle video alla, et kas me jõudsime või ei jõudnud ja on õige, siis tema Ma jäin hiljaks. Tema saab suusapoist allkirjaga väikse kaardiks. Adios. Okei. Suusapoistel väga palju kommenteerida videos ei osanud. Aga mõnus vlog. Siuke 4 nädalat. Siis olid seal. Ma oleks oodanud pikemat vlogi. Vahepeal oli siuke, ei saanud aru, mis nüüd, kus jälle mingi järgmine päev. Aga mul tekkis küsimus, kus Henrik on? Kas ta ei tee teiega trenni? Palju küsimusi tekkis. Palju laktaat oli? Palju koormust tõstis? Hästi palju küsimusi tekkis, millele vastus ei saanud. Üks asi mul on suusapoistega kana kitkuda. Aga ma pean vaatama, kas ma üles leian selle. Leidsin. See oli nende intro siis. Kas te olete? Kui ma võin vastu vaielda, siis ma arvan, et Pata ei ole 5-kordne Eesti meister. Ja Hendrik ei ole 2-kordne Eesti meister. Päär küll vist ei ole enam tiimis, aga vist ei ole ka lihtsalt Eesti meister. Ja ka Simo ei ole 4-kordne Eesti meister. Et jaa, okei, nad võivad olla mingi U18, U20, mis iganes vanuse Eesti meister, aga siis seal võikski kirjas olla. Kas Simo üldse võistles sellest Otepää MK-l? Anders oli 31. Simo ei alustanudki. Aga sprinti hindam ka vist ei osalenud. Miks? Aga ei head asja teevad, aga ma ootan paremaid tulemusi talvel asja. Sprinti Otepää MK-l Pata sõitis suht okeilt. Üksteise vastu me ühes poolikus või veerandis või kuskil sõita ei saanud. Eelsõidus tegin napit ära talle. Aga jah, ma ootan nimeväärilisi tulemusi ka teilt. Muidu lahe, poisid möllavad, see mulle meeldib, tehke. Jätan Kristjani ja ka suusapoiste lingid alla, ehk siis minge vaadatage ise. Ma ju enamus asjad lõikasin välja, mis nad näitasid. Aga lähme siis Egertiga süüa tegema. Õhtusöök siis Egerti ja Impsiga, et burgerid on meil teemas, seekord teeme ise. Ma teen, vaatame, kas Egert ka aitab. Kõige esimeseks, mis on vaja teha, ütle. Pinge. Kaamera ees. Võtame asjad kotist välja ja vaatame, mis me soetasime poest. See ei ole esimene asi või? See ei ole esimene asi. Käed peseme ära. Leht. Okei, ma ei viitsi, mul on kõht nii tühi juba, et seal läheb veits kaua aega. Meil on sai, sibul, juust, pihvid. Ostsin need, sest ma ei viitsi ise teha. Tomatid, veel pihve, sest me oleme paksud ja me sööme palju. Kui ta siit niimoodi täitsa välja võtad, siis ta näeb umbes selline välja. Ja burgerikaste. Ja meil on ka veel friikad ahjus, nii et neid ei tohi unustada segada. Mu siburad lagunesid laiali. Hakkad nutma või? Ei, kusjuures jumala. Kas Big Maci vahel on sibulli või? Ma ei tea. Pigem on vist ju. Teen siis tomatid. Valma. Töö kiidab tegijat. Kes su lemmik Eesti näitleja on? Märt Avandi. Päriselt või?
jah, päriselt. Kus sul siis läheb? hea on. ma arvan... Sa oled valmis ka või? Ei, veel ei saa. Kuule, kas need maavad ka siia veel või? Praegu momendil kohe või? No, Sa võin peale lihtsalt küll, noh. Lihtsalt sibul nagu veits, ma lükkan ühte nurka, las ta pusib ise. see on hea plaan. Kotletike, kes on kaunim kogu Maarja maal? Üks ei mahtunud praegu. Mul on vaata vaja sibulaga timmida siin vaikselt, onju. Sibul peab olema siuke kuldpruun, ma eeldan. Muidugi, ma ei tea. Need, ma ei tea, nad on siuksed korralikud muffinikesed. Sa teed medium rare või mis sa teed? Veri jookseb välja ja veel tahan ka samal ajal. Aga ma ei tea, ma ei usu, et nad veel... Need võib vist äkki ära... Laseme selline 2-3 minutit veel. Üliaus kokashow. Tegelikult. Jaa, see on üliaus kokashow. Meil tegelikult võib öelda, et meil on veel ausam kokashow. On. Palju Big Mac on ju 25 eurot. Issand, see tänapäeval on nii veel. Inflatsioon sööb ära. Oota, aga friikad võib-olla kõrbevad. Tee see krõsla lahti. Ja friikad on tegelikult natuke tahavad veel saada. Silma järgi ma ei tea tegelikult. Sul silmad läks seda kuumust täis, ma kahtlen, et sa... Silmad läksid kuumust täis. Kuule, need näevad päris head välja, ma ütleks. Jarno Mirma ütleks selle peale, natuke tahab veel saada. Friikad on valmis. Nii et ootame pihve. Naised tulevad siia. Joke'i ka ikka vahele. Nagu pihvid. Said aru naljast? Või nagu räägin veel veits? Või... ma võin seletada, milles nali oli. Nagu nali oli selles, et pihvid ütlesin, vaata, aga mõned ütled nagu naiste kohta pihvid, vaata. Ja see ongi nagu meil on nagu pihvid tegelikult, nagu panin ka, tegelikult on nagu kotletid. Las ma tegelen selle ette antud tööga. Las ma lihtsalt tegelen sellega. Vabandust. Võib-olla unustasime ära siis nagu rahulikult, vaata kuskil laatadel. Sa tegeled mingi friikate ja lõikamisega, onja. Ma olen see suure moki peal, vaata. Raks asi käib. 10 eurot, 2 sardelli, friikartulit. Tuleb friikad kõrvale, paned ülivähe. Teeme oma resto Otepääle. Aus kokashow tuleb kokaks. Imps turundab ja ma olen nagu lihtsalt restos see vend. Kadiriis oli see nimi. Ai, Jane. Pole hullu. Tulge istuge siia. Mul on teil üks päris hea koht. Margaritat panen, onja. Väga hea. Margaritat on ära. Laks maja kulul ka. Ja saad aru, soovitan teile. Mul on üks päris hea pizza soovits ka. Suht palju panen maja kulul. Suht otsaga jookseme kokku. Esimene siuke pool aastat. Aga siis käivat hakkab tulema. Action! Nii. No nii. Ja valmis ta ongi. Meie gourmet burger. Kriit oli mu käe veel. Ja friikad. Friikad tosi hüve juba proovisin. Ma ei hakka hellitama, ma võtan purksist ka ampsu juba. See ongi ASMR YouTube kanal või? Teine laks. Uued pursid teel juba. Kus siis tänane treeningpäev tundus? Ei, väga nice. Väsukas on. Nagu 2 korda ujumas käinud. Jooksnud. Võrku mänginud. Nagu tõmbab ikka väsu peale. Purksid saavad söödud, siis me oleme Käärikule. Mis teeme seal? Käärikul või? Võtame aja maha ja tahaks nagu hing saaks rahu. Suusatan täna ja suusatan homme. Tip-top vana Chanel'i kombe. Olen ma puhas, ei pauguta komme. Pinske vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme. Tip-top vana Chanel'i kombe. Oi jumal, mis asi see on?